10 sekundit. 10 seconds to start. Teisele Haanja maratonile ja stardikaugu on siis Janek Sada. kuni 300 ja sealt edasi siis veel 301 kuni 400 ja mõned sõitjad on ka staadiogrupis 401 kuni 500 sealt. Tähtsam vabandust ja 401 kuni 500 stardikrupp ja öeldud siis järgmisel saab praegu hetkel siis rajal juba 301 kuni 400. Ja head kaasvõndus siiaselt on veel kord mõelda, et siin samas stardi saanud kõik tänased sõitjad. Nii et circa 5 minuti sisse siis tänane start nende intervalli startidega mahtunud on. Ja saame öelda, et 42. Haanja maraton on stardi saanud pikal distantsil. No nii, mõnusat suusasõitu kõikidele, laasasõitudele. Aga näeme praegu, kuidas see on, et selline grupp ja seal grupis paistis ilusast seda Urlase liidrisaariga Martin Naskar. Aga järgmine punt, suurem punt on nüüd tulemas laskumisele. Millest siin enne siis aega on, see on väga väikene vaun ja siis tullakse juba ülevalt sealt lasketiru juurest ülevalt Pompeii juurest uuesti mööda. Aga see on 1,2 kilomeetrit orienteeruvalt ja sellele distantsile me annamegi stardi kõigepealt. Mõeldud siis orienteeruvalt 9-aastastele ja vanematele, aga veel kannatult ja siis saame teie stardi ka juba anda. Ootame natuke veel, ma vaatan seal eemal on väikeseid suusasõpru palju. No enne start siis järgmine, see on umbes 800 meetrit, aga kõik vanemad, kes tahavad tulla praegu sõitma 1,2. Mina sõõrmed hästi kokku. Samal ajal on siis meie juures siit mööda minemas ka need sajad ja sajad suusatajad, kes on pikemal distantsil praegu. Ja on ka lastesõidu esimene start antud 1,2 kilomeetri pikkusele distantsile. Minge nüüd rada, mitte otse üles, liikus rada läheb. Lõpus ka teised, mõned on väga usinad koharast selle pika distantsi peale. Väga tublid olete. Ja nüüd siis ootame stardijoonel juba kõige pisemaid. Ei kuulu, ei ole pildis. 3, 5, 4, 3, 2, 1, start! Indrek, võtad Anti. Teisel Haanja maratonil. Ilusat suusasõitu teile ja kohtumiseni finišis. Näeme, Timo Vahter on veidikene eespool, Timo Simon Latser tema selja taga ja jätavad mehed lõppme nüüd selle täiesti lõpu peale ja tuleb Timo Simon Latser sealt tagant, on kohe jõudmas pööramas nüüd siia Enerveti kaare alla ja Timo suurepäraselt sealt kurvist tuleb ette ja Timo võtab hästi siit Krafti kaare alt tuleb ja jääb see vahe, aga Eno Valtra paarist nõugetega kõik külje kõrval poole ja nüüd
videofinišit kummale läheb 42. Haanja maratoni võit on nii ülikõnevat sõitu ei ole sel hooajal Esto Lopetis veel olnud. Eno Vahter, Timo Simonlatser ja Einar Kohe siis pilgu nüüd ajavõttus Vahur Laimetsa selja taga ja saan siis ka kohe vaadata ja kohe teile siis ka kinnitada. Loodetavasti niipea kui Vahur selle informatsiooni edastab, kes võtab siit siis nüüd 42. Haanja maratoni võidu. Hoiame siis pinevust või õigemini on teie tänased suusutajad hoidnud seda põnevust veel. Nii et meil oodake. Kohe selgitame välja siit 42. Haanja maratoni võitja. Videokordusest või videofinišist, fotofinišis täna 42. Haanja maratoni. Aga Martin Nasser, kes siis 3. positsiooni hoidis, on ka jõudnud nüüd, tuleb rahulikult vist sealt tõusunuki pealt, nii et 3. mees, Martin Nasser peaks olema jõudnud või on tegemist nüüd äkki hoopiski lühikese distantsi sõitjaga. Sest teame ju, et ka lühikese distantsi kiirem mees oli üsna lähedal kaasida finišile ja ongi lühikese distantsi võitja tulemas. Markus Arak peaks olema pikalt, oli Markus Arak eest ära ja Markus Arak tuleb väga rahulikult praegu ja võtab siit Haanja maratoni lühikese distantsi võidu. Aga nüüd head pealtvaatajad, 42. Haanja maratoni võitja on Eno Vahtra. Kurat, ma nägin ta nüüd see... Timo Simonlatser hoopiski. Viimane järgmärkus, Timo Simonlatser siiski. Kes põnevust otsime viimase hetkeni. Ja veel kord 42. Haanja maratoni võitja Timo Simonlatser. Ülinapilt Eno Vahtra ees. Nii et ajavõtt on kinnitanud. Me peaaegu kõik panime välja, ma arvan, et seal mõned panevad küll välja. Seal üks laskmine, kas see oli see? Peale seda suurt tõudu kohe. No nii, Timo, palju õnne kõigepealt 42. Haanja maratoni võidu puhul. Ma näen, et lihased on jäänud rajale. Ja aitäh. Tundub, et see võit tuli nüüd võib-olla väikse vigastuse hinnaga, et siin lõpus sekkusin jala ette, aga naks käis läbi. Nii et lihased olid pinguni, ütleme, tõmmatud jah, et ei väga. Aga ole hea, räägi nüüd siis tänasest 42 kilomeetrist ka meile kõigile, kes me siin oleme kaasa elanud ja hinge kinni hoidnud, kes siis selle võidu võtab. Te sõitsite Enoga praktiliselt pool distantsi julgelt vist isegi koos, kui mitte rohkem. Vist oli jah, ütleme, kuskil siuke 2/3 pigem, et jah. Vaheldumisi kordamööda tegime tööd kuskil 5-7 kilomeetri kaupa ja noh, nii ta läks, et rada oli hästi mänglev ja kogu aeg oli huvitav, et ei tekkinud selliseid väga raskeid momente, et kuskil välja peale või jääd üksilda või midagi niimoodi. Aga sa ei mõelnud selle peale, et äkki prooviks kuskil vahepeal ära eest rebida Enol või oligi plaani, et asi lõpu peale? Ei olnud siin mingit plaani, plaan oli lõpuni kesta lihtsalt. Aga Timo, igal juhul palju õnne 42. Haanja maratoni võidu puhul ja edu sulle! Ja nüüd siis tulevad järgmised mehed, siin väga väikeste vahedega, need samad mehed, kellest ka eelmine juttu oli. Risto Roonet, Rauno Sala selles pundis ilmselt veel sees, nii et kohe vaatame siis ajavõtust ka üle ja saame siis ka täpselt kinnitada, et seis siis jah. Tiimi üle töötas või? Selline, et Martin Nasser 3., Risto Roonet 4., Sander Kinnus 5., Allar Soo 6. ja Arvi Anton. Tiimi üle oli. Saime Sandrile, saime väikse vahe sisse ja hakkas seda kinni tõmbama ja viimase 3 presidentud käiku juurde, et Arvist lahti. Kurat, jäi olnud punktis see teest. Keep just tagasi. Võiks see kõige mehel peale panna. Algul ei osanud sõita. Olid ära unustanud? No teistsugune suussus. Tänu lapsi ikkagi ei tõldu. Ja head kaasvaatajad, tervitame siis järgmiseid lõpetajaid.